siis põhimõtteliselt peab 47% oma palgast maksma siis. Ja me oleme haiglas. Me leidsime ühe normaalse shitboxi. See on meie Halden Komma Transpordiametisse seda raha sisse nõudma. Nii, täna on meil nüüd reede päev. Eile ma käisin siis, üleeile ma käisin siis SIM-kaarti tegemas. Ühesõnaga ma käisin SIM-kaarti tegemas, sest et ma ei saanud seda online'is teha nagu teised. Ja põhimõtteliselt mul on viisaga mingi probleem, aga ma sain selle lõpuks tehtud. Siis ma käisin eile pangas, pangaga oli sama probleem, et nad tegid igasugused koopiad asjad ja siis annavad teada, et kas ma ikka saan selle pangakaardi bla bla bla. Ja tax file numberit ma ei saa ka teha, sellepärast, et kuskil on mingi viga, ehk siis ma pean neile helistama. Ja täna on kõik asjad nagu kinni lambist ja ma ei saa nagu mitte midagi teha, ehk siis ma lähen esmaspäeval, pean nagu selle asjaga tegelema ja uurima, millal ma saan enda asjad tehtud, sellepärast, et kui ma enda asju tehtud ei saa, siis on nagu väga-väga halb, sest et kui tax file numberit tehtud ei saa, siis põhimõtteliselt peab 47% oma palgast maksma siis nii-öelda maksudele. Et gonna be fun. Täna on 5. päev Austraalias ja me oleme 3. korda Mäkis. Kell on 11 hommikul ja me helistame nüüd mitte Atosse, vaid Department of Home Affairs ja uurime mu siis viisa asja. Et sellega on probleem, kuna ma ühtegi asja vormistada. Olen 5 päeva kohvi olnud, by the way. See on mu esimene kohvi. Nii, ma sain enda pangakonto nüüd korda lõpuks ometi ja tax file number on ka korras, nii et jään ootama järgmiseid asju. Nüüd peab tegema ära veel white card'i ja tegeleme superannuationiga ka. Täna on esmaspäev ja ma olen nagu haige, väga haige. Pea ilgelt valutab ja nagu igasugused erinevad probleemid on. Ja ma mõtlen, mis ma edasi teen. Kui ma terveks ei saa, siis peab haiglasse minema ja see tundub väga siuke keeruline protsess, millega tegeleda. Täna on 6. päev ja me oleme haiglas. Ühesõnaga, mina käisin haiglas või arsti juures. Sain 7 päevase antibiootikumi kuuri ja läks mingi üle $100 maksma, pluss tuleb veel arve selle eest, et tehti igasuguseid teste. Essa päev listis on täna? Noh, kell on 8:30, kus me lähme? Koolitusele. Juhu, white card'i koolitusele. Juhu! Nii, me hakkame siis Anetega kohe roomtuuri tegema, see on meie maja, kus me hetkel elame. All on meil siis üks vana baar. Lähme siis teeme roomtuuri teile. Nii, paneme papud ära, siin on meil pappude paradiis. Näete, siin on igasugused papud, siis siin on minu papud on ja nii. Siin on meil siis kassituba. Ei tea, näeb palju on kassituba. Ühesõnaga, siin all me väga ei ole. Siin on meil siis üks tore elutuba ja söögikoht ja siin on meie siis imeline köök, kus saab süüa teha. Anette Paide või teeb kogu aeg süüa. Siin me siis ajame asju, sööme vahepeal hommikust, väga tihti ei jõua, aga siin on meie kena vaade. See on siis meie huud siin üleval. Nii. Vaatame siis siia poole kõige esimesele. Nii. Meie peidik. Siin on meie WC, vann, üks tore vann. Siin on meie joul. Seal me siis peseme ennast. Yes. See tuba on kinni, ei tea mitte. Siin me siis magame. Siin on meie üks tubadest, kus me siis tudume. Ja tuba on meil siin. Siin on ka paradiis, täielik paradiis. Ja see on siis meie siuke tore elutuba, kus me väga tihti ei istu. Aga
vahepeal üritame istuda. Täna on meil pühapäev, kell on 1 päeval. Leitsime ühe normaalse shitboxi, Holden Commodore oma. Ja maksab kuskil 2,8 AUD-d, ehk siis me lähme vaatame üle, kas see üldse sobib meile. Ja seal on mingid paar üksikult probleemi, me teeme kiire check-out'i ja kui sobib, siis shitbox on täna õhtul meie. Nii, esimene shitbox on ostetud. Mis muljed on? Väga hea või? Nice. Õudne. Mussi kuulata ei saa. Aga vähemalt saab koju autoga. Nii, siin on meil puudub luuk. Täielik sita maja lihtsalt. Anette õnneks on meil hea koristaja, teeb kõik puhta. See on esimene rannas käik. On meil viimane päev Airbnb's. Täna on meil esmaspäev. Kell on 10:35 hetkel. Ja täna on vaja suhteliselt palju asju osta. Me ostsime nüüd auto ära. Meil on vaja käia siis nii-öelda transpordiametis ja korda ajada siis oma paberid, et auto oleks siis minu nimel. Siis on meil vaja teha kindlustus täna ära kindlasti. Siis kuna hetkel seal ei ole muusikamaki sees, siis täna tuleks sellega ka tegeleda ja Sebastian lubas sellega aidata. Ja nipet-näpet asju on vaja veel teha, et kuna meil on siin 2 nädalaga kogunud üles nii palju prügi ja taarat, siis selle peab ka ära viima. Aga nüüd on õnneks auto, et saame sellega tegeleda. See on meie Holden Commodore 1990 aasta oma, on ju? Nii, ühesõnaga, see näeb ilge peldik välja. Nagu te näete, värvitöö on siis halb. Siis sisu, okei, nüüd on sisu veits parem. Põhimõtteliselt istmed on suht räbalad. Siin on ka tagumine on sealt juba nagu näha lahti, istme taga kate olev. Siis kõlarid on, siit plastikud on katki. Rehvide seisukord on enam-vähem. Ühesõnaga. Pagas. See on ka siuke, natuke oleme teinud, aga mitte väga, natuke sitane, aga vähemalt mahub asju sinna tegema. Nii, siis kütsiluuk puudub, nagu näha. Siis siin, no mis asi see on, no täiesti lõpp, no täiesti katki. Siis siin iste on katki ja istme all olev kate on katki. Ja rool, nagu näha, on täiesti räbal. Aga noh, selle elab üle, uks lahti meil ei püsi. Ära murdunud. Nice! Klaasipesu vedelikku ka hetkel ei ole. Ja see üks tuli, ma ei tea, keegi on siin üritanud midagi teha, aga see asi siin ei tööta väga. Nii, see on meie V6 mootor. Hetkel on see, näeb välja nagu suht prillikivi. Õli oli enam-vähem normis, siukene poole peal oli. Akumärk tuli korra eile ette. Aga see sõidab, nii et see on siuke normaalne alustuseks. Hetkel meil siis muusikasüsteemi ka ei ole nagu näha, sellega me hakkame täna tegelema. Läbisõit on 285. Eile panime täispaagi, juba on 3/4, sõidame bensiiniga, väga hea, hästi läheb. Istume valmis. Aknapesija lihtsalt tuli ja rikkus kõik ära. Ma pidin igaks juhuks panema kinni uksed. Need leinid on siin nii ebanormaalsed, ma ei saa nendest vahepeal mitte midagi aru. Ühesõnaga, meil läks maksma kõik asjad, tax läks meil 47 toltsi ja siis on mingi asi veel, license ees pidi ka maksma 245 toltsi, ma ei saanudki täpselt aru, mis asi see on. Okei, basically see asi, mille eest me maksime, me nüüd saime selgusele, see oli ikkagi Rego, aga Rego olime juba eelnevalt online'is ära ostetud. Ja nüüd Anette läks tagasi sinna transpordiametisse seda raha sisse nõudma, et miks me sellest pidime maksma. Lihtsalt naljakas on nagu see,
et nendel andmetes ei ole nagu kirjas koha peal, kuidas nad ei näe, et see on juba eelnevalt makstud. Ehk siis me maksime praegu topelt lisaks. Aga no loodetavasti me saame selle raha ikkagi tagasi. Pervo vist. Plästib mussi. Kohe näha, et mehaanik sai tööd teha. Tere! Meil on teisipäev, kell on midagi 10 läbi. Ja me nüüd lähme siis mujale koju. See on meie viimased minutid siin kodus. Et nüüd kolime siis Canning Vale'i. Nojah, on vist aeg nagu minna ja... Mine. Ma olen 3 tundi magama, ma olen nagu päris laip. Meil oli väga tore siin ja väga äge omanik. Tuli alati vastu ja aitab edaspidi alati küsimustega, kui on vaja ja... TFN-i saime täna kätte, aga nad pangakaart ei tulnudki. Ja Sebastian, kes läks ära, see sai kõik oma asjad kätte.